Tere, austatud daamid ja härrad, head kolleegid. Nagu minister ütles, ma räägin suhteliselt käiatud teemal. Aga liiklusohutus huvitab meid kõiki, sest kõik me tahame ju ohutult jõuda punktist A punkti B ja Eesti inimesel tegelikult on liiklusega võib-olla natukene selline eriline suhe. Tuntud koolitaja, raadiohääl ja teletegija Märt Reier oma koolitusel rääkis ühe loo, mis puudutab Eesti kuulatavamat raadiojaama Vikerraadiot. Sellel kanalil on 3 sellist rubriiki, ilma milleta ei saa, ehk ühtegi rubriiki neist ära jätta ei ole võimalik. Üks on ilmateade, teine on õnnesoovid ja kolmas on mis? Kolmas on liiklusminutid. Vikerraadio kuulaja tahab igal hommikul saada ülevaadet sellest, mis on juhtunud. Et kas see on nüüd selline sügavam huvi liikluse vastu või on siis siin mingi seos Vana-Roomaga ja see, et pööblile on vaja tsirkust ja verd, või on see lihtsalt läbi aegade niimoodi jäänud, aga igal juhul see peab olema. Siin saalis olijatel kindlasti on asja vastu nüüd tõsisem huvi ja kui rääkida siis liiklusohutusalasest olukorrast, siis ma tulen jälle tagasi selle aasta 1991 juurde, mis oli Eesti liikluses kõige traagilisem ja millal hukkus siis 491 inimest. Eelmisel aastal oli hukkunuid 78 ehk 6,3 korda vähem. Samal ajal autostumise tase ehk sõiduautode arv 1000 elaniku kohta on kasvanud 2,5 korda. Ja kui seda pilti vaadata, siis võib ju küsida, et millest siis probleem on. Põhimõtteliselt on kõik ju hästi. Autode arv kasvab, inimesi hukkub üha vähem, hukkunute arv on sellises ilusas langustrendis, et kõik justkui on korras. Aga tegelikult see asi nii ilus ei ole. Et kui uurida asja natukene lähemalt ja vaadata näiteks seda, kus me asume siis võrreldes teiste riikidega, siis see pilt on natukene kurvem. Et riikide omavahelistes võrdlustes kasutatakse mitmeid erinevaid suhtarve. Üks võib-olla kõige rohkem levinud või kõige lihtsam on hukkunute arv 1 miljoni elaniku kohta. Eestis eelmise aasta lõpu seisuga oli see number 59. Eesti peaks siis olema meil siin ja Euroopa Liidu keskmine oli 51. Ja kui seda pilti vaadata, siis selle võib nagu tinglikult jagada 3. Et seal teie poolt vaadates vasakul on siis riigid, kus liiklusohutus on suhteliselt heal tasemel, liiklusõnnetustes hukkunute arv on alla 30. Malta võib-olla on siin selline erand, et tegemist on väikse riigiga ja see hüpe või muutus on erinevatel aastatel väga suur, aga Ühendkuningriigid, Holland, Rootsi, Taani on kindlad liidrid ja meid lahutab neist 2 korda on meie seis hullem. Meil hukkub liikluses 2 korda rohkem inimesi miljoni elaniku kohta. Ja see, et nüüd Läti ja Leedu on selle tabeli tagumises otsas, ilmselt meid nüüd küll vähe lohutab. Et poliitikud on kunagi öelnud, või väljendanud soovi, et Eesti jõuaks 5 rikkama riigi hulka. Ma arvan, et jube hea oleks, kui Eesti jõuaks 5 ohutuma riigi hulka, ehk sinna tabeli etteotsa. Kas see on võimalik ilma selleta, et Eesti ka nüüd jõukuse poolest natukene ettepoole liiguks? Või ei ole see ilma selleta võimalik? Seda ma ei oska öelda, aga fakt on see, et liiklusohutus ei ole odav. Liiklusohutus tegelikult maksab suhteliselt palju. Kõik asjad muidugi ei maksa palju, aga teatud asjad maksavad päris palju. Ja mida parem on positsioon, seda raskem on sealt edasiminek.
Ja kui vaadata nüüd meie olukorda, milles me praegu oleme ja vaadata 5 viimast aastat, siis tegelikult on pilt mõnes mõttes päris kurb. Ja kurb on ta seepärast, et siin on nüüd sinine tulp on liiklusõnnetuste arv, roheline tulp on õnnetustes viga saanute arv, punane tulp on hukkunute arv. Ja kui vaadata natukene laiemalt, siis tegelikult mingeid erilisi muutusi ei ole toimunud. 2011 oli väike hüpe, aga põhimõtteliselt on ju seis sama, eks ole, et kui võtame viga saanudki 1720, 1707, 1732, 1742, et sisuliselt tegelikult on sama number. Ja see lilla joon seal üleval on liiklusõnnetustes kannatanud, ehk siis hukkunud ja viga saanud kokku. Ja ega see viimase 5 aasta seis on suhteliselt sirge ja kui viimast 3 aastat vaadata, siis ei ole mingit muutust. Ja kui see muutus on ja olla matemaatiliselt täpne, siis tegelikult numbrid kasvavad, mitte ei vähene. Nii et selles mõttes on põhjus tunda muret. On põhjus tunda muret ja mõelda, mida teha. Ja kui vaadata, mis siis juhtus, siin on graafikute peal selline jooksev aasta ehk viimased 12 kuud, 12 kuud nüüd siis märtsi seisuga, 12 kuud tagasi, ja need protsendid siin kõrval tegelikult on eelmise aasta lõpuseis, siis on meil 3 suurt õnnetuste liiki, ehk siis sõidukite kokkupõrked omavahelised, ühesõiduki õnnetused, kus sõiduk sõidab tee pealt välja ja jalakäija õnnetused. Need kokkupõrkeid on 40%, ühesõiduki õnnetusi, jalakäija õnnetusi enam-vähem ühepalju ja see proportsioon ei ole muutunud, mis puudutab nüüd ühesõiduki õnnetusi ja jalakäijate õnnetusi, nende arv eelmise aasta lõpus oli circa 350 ja tegelikult 2 viimast aastat, 2,5 juba püsib ta samal tasemel, kokkupõrgete arv on natukene kasvanud 2013. aastal 500-lt siis peaaegu 600-ni. Alumine on siis hukkunute graafik, hukkunute arvud on väiksemad, proportsioonid on siis tegelikult suhteliselt võrdsed, 30% kokkupõrkeid, 32 jalakäija õnnetusi, 33 ühesõiduki õnnetustes hukkunuid. Ja mida me saame teha, eks ole, et selge on see, et liiklus on dünaamiline protsess, kus osalevad erinevad liiklejad, seal ikka keegi eksib, midagi juhtub, et põhimõtteliselt ju liiklusõnnetusi üleüldse täiesti vältida ei ole võimalik. Me saame teatud liiki õnnetuste arvu võib-olla vähendada, näiteks kokkupõrkeid, eks ole, me ehitame paremaid teid, paneme piirteid, kui piire on vahel, siis vastassuunas liikujaga kokku põrgata ei ole võimalik või tähendab tagant kellelegi otsa sõita, aga selle õnnetuse tagajärjed on oluliselt väiksemad, me saame jalakäija liikumisruumi ja tingimusi parandada, et midagi me tegelikult saame teha. Ja kui vaadata nüüd, kus siis õnnetused juhtuvad, siis meie teedel, kui nii võib öelda, siis põhiteed, tuviteed, kõrvalteed kokku on siis 38% kogu õnnetuste arvust, laias laastus ümmarguselt 40, juhtub meil 60 kohalike omavalitsuste teedel, mis on suuresti tegelikult tänavad ja tagajärjed on siis ka vastavad. Maanteel on kiirus suurem, meie teedel hukkub siis 75% ümmarguselt ja kohaliku omavalitsuste teedel 26%. Et tegelikult meie roll õnnetuste ärahoidmisel on päris suur ja kuigi meie teed kogu teedevõrgust moodustavad ju suhteliselt väikse osa, kogu teedevõrgust põhiteed on mingisugune 5%, eks ole, aga hukkub seal pea kolmandik kõikidest hukkunutest, siis fakt on ka see, et 90% kogu läbisõidust toimub ju riigimaanteedel. Ehk meie roll
ja on päris suur. Aga kui tulla tänasesse päeva ja põgusalt rääkida siis sellest hetkeseisust, ehk kus me oleme, siin oli juba varem juttu ka, et liiklusohutusprogramm, mis sellel aastal lõpeb, näeb ette, et meil liiklusõnnetustes hukkunute arv ei oleks üle 75 3 aasta keskmisena. Siin see punane joon on liiklusõnnetustes hukkunud jooksev aasta 3 aasta keskmisena. Märtsikuu seisuga oli siis 3 aasta keskmisena meil hukkunute arv 78. Selleks, et me liiklusohutusprogrammi ka seatud eesmärgi täidaks, meil aasta lõpus siin minu rehkenduste järgi tuli 66, mitte 67, nii nagu peadirektor ütles, aga vahet pole, suurusjärk on ju sama. Et ei tohiks olla hukkunute arv suurem. Kas see ka võimalik on? Põhimõtteliselt on see võimalik, aga tänase päeva seis on selline, et meil on hukkunud liiklusõnnetustes 20 inimest ja suvi on ees. Ja eelmisel aastal juunis oli liiklusõnnetustes hukkus ainult 1 inimene. Ja kui võtta nüüd kokku, siis esimesed 3 kuud on 19 ja sellel aastal siis 17, et mingit reservi ega varu ei ole. Et see on suhteliselt problemaatiline. Aga põhimõtteliselt, kui hästi läheb, siis võimalik. Kas me siin saame midagi ära teha, siis tegelikult ega väga raske on olukorda meil muuta. Et on küll võimalik liiklust rahustada ja olukorda muuta nii-öelda peaaegu päeva pealt, aga see ei ole meie pädevuses. Ehk kui suurendada teedel olevat politsei arvu, siis sellel on positiivsed tagajärjed. Seda näitas see aeg, kui siseministriks sai Pihl ja reaalselt ka järelevalve mahtu ja teel olevate politseiniku arvu reaalselt kasvas. Aga see ei ole meie võimuses ja meie seda teha ei saa. Me saame teha oma tööd nii hästi, kui me suudame ja saame ise rakendada siis kõik need vahendid ja võimalused, mis meil on. Liiklusohutus oleneb 3 asjast. Sõidukist, keskkonnast ja liiklejast. See on selline baas arusaam või baas teadmine. Maanteeametil on pistmist nii sõidukiga, keskkonnaga kui ka liiklejaga. Ehk meil on väga palju ära teha. Sõiduk on see, millest võib-olla ohutus oleneb kõige vähem. On erinevad nüüd numbrid ka nendele 3 faktorile taha pandud, sõiduk, keskkond ja liikleja, et kellest kui palju liiklusohutus oleneb, et inimesest kahtlemata kõige rohkem, sõidukist kõige vähem, keskkond on seal 2 vahepeal. Et sõidukid me ei tooda, ehk me peame leppima sellega, mis meil nagu teised riigid valmis teevad ja mida me siis ostame. Me saame teha 2 asja, üks on nendest meie pädevuses, me saame neid paremini kontrollida, nad jäävad ikka sellisteks, nagu nad on, keskmiselt 12,3 aastat vanad, 50% üle 10 aasta vanused autod, aga kui Soomes tehnoülevaatusel avastatakse vähem rikkeid kui Eestis ja Soomes on auto natukene keskmiselt noorem kui Eestis, siis on mille üle mõelda. Et kas siis meie vanemad autod on tõesti paremini korras? Vast ikka ei ole. Teine asi, mis ei olene meist, mis oleneb riigist, on see, et me saame suunata inimesi ohutumat autot ostma. Ehk tehes soodustusi siis juhi assistendiga varustatud autodele, mingid sellised asjad läbi kindlustuse näiteks. Kindlustus on odavam, kui sul on peal teatud varustustase, eks ole, mis on suunatud ohutusele. Et siin nagu midagi võib-olla annab ära teha. Aga kindlustus ka, see pole ka riigi asi, eks ole, et see on eraettevõtlus. Midagi saab. Siis keskkond. Keskkonna on see asi, et kui Eesti taasiseseisvus, siis meil oli mahajäämus nii sõidukipargi osas, kui võrreldes teiste Euroopa liikidega, liikluskeskkonna osas, siis see mahajäämus sõidukite alal
selle inimesed tegid ise ära, et riik siin eriti ei panustanudki ju. Riik põhimõtteliselt üldse ei panustanud. Inimesed hakkasid sisse tooma neid vanemaid pruugitud autosid, siis tulid uued autod, autopark on praeguseks täiesti uuenenud ja suvalise Euroopa riigiga võrreldes pole nagu häbeneda midagi. Ja riigile ei maksnud see midagi. Keskkonnaga on nüüd natukene teine lugu, et ega keegi ei lähe riigimaanteed ehitama ega parandama. Et siin peab ikkagi riik ise mees olema ja panustama sinna. Et talumees teeb küll oma tee korda, aga sellest liiklusohutus eriti ei olene. Riigiteede tänavad on riigi ja kohaliku omavalitsuse teha ja siin seda mahajäämust tasa teha, see ei lähe nii kiiresti, sest teie teate paremini kui mina, et tee ehitamine ei ole odav asi, see on päris kallis asi. Aga kui nüüd korraks mõelda, kas või 5 aastat tagasi või nooremad inimesed või vanemad inimesed ka 10 aastat tagasi, olukord on päris palju muutunud. Kui aastal 2011 oli kergliiklusteid riigiteede ääres 375 kilomeetrit, siis selle aasta 1. jaanuari seisuga on 630. Ehk me oleme peaaegu 2 korda rohkem viinud jalakäijaid ära või loonud jalakäijatele võimaluse ohutult liigelda, viinud nad teisele teele. Et neil puudub reaalselt võimalus autoga kohtuda, kui nad seda teed kasutavad. Paraku iga kord nad seda ei tee ja nii juhtuvad ka õnnetused siis ja seal, kus kergliiklustee on olemas. 2+2 teedevõrk 2011 oli 2+2 teid veidi alla 120 kilomeetri, täna on neid 156 teeregistri andmetel ehk sisuliselt 1% riigiteede võrgust on 2+2 teed. Mõni aasta veel ja see on kuskil 1,5% võib-olla ja suure tõenäosusega lähiaastatel ta suuremaks ei lähegi. Sest selline on see suhe ka naaberriikides. Ja kolmas, milles siis olukord suuresti sõltub ja kõige rohkem sõltub on liikleja, et ka siin on meil väga palju teha, sest liiklejate õpetamine, kasvatamine, nende suunamine õigete käitumisharjumuste juurde liikluses on meie teha. Me oleme üks selles protsessis osalejad ja ka siin on muutused tegelikult ju olnud. Me monitoorime, viies läbi liikluskäitumise monitooringuid igal aastal, me teame, et turvavöö kinnitamine on ju aasta-aastalt üha paranenud, kuidas on olukord ülekäiguradadel, vöötradadel, kuidas on punasest tulest kinnihoidmine, et mingid nihked on olemas, midagi me teeme, mingid muutused toimuvad. Aga selle liikleja puhul on ka see, nüüd, mis meist enam ei olene, aga mis olukorda mõjutab, on see, et meid on jäänud vähemaks, meie Kalevipojad töötavad kuskil mujal, teevad mehetegusid ka kuskil mujal, hiljaaegu võisime lugeda purjus rekkajuhist Norras ja me jääme vanemaks. Kui veel 10 aastat tagasi oli selline õnnetus, kus liiklusõnnetusse sattus mingi pealt 70 inimene, oli ta siis mees või naine, suhteliselt harv juhus, siis tänase päeva seisuga lugedes õnnetuste kokkuvõtteid, see on igapäevane asi, paraku, kahjuks. Ja ega meesterahval on nagu väga raske öelda, et ma olen nüüd nii vana, ma enam autoga ei sõida, kõik panen võtmed ära ja enam autorooli ei istu. Et see ei ole ilmselt päris nii, et ta sõidab ikka nii kaua, kuni vähegi saab. Ja teine asi on see, et elades maal, kus sul pole poodi, arsti, postkontorit, jalgsi ei jõua, rattaga on ka kauge ja ega ilm meil ka rattasõitu nüüd aasta ringi ei soosi, ongi auto nagu ainuke võimalus, kuidas nagu tsivilisatsiooni jõuda. Et midagi teha ei ole, me peame sellega arvestama. Aga Kuno näitas, et aeg hakkab otsa saama, mis meid ees ootab, igaüks võib ise mõelda. Ja tuleme tagasi selle punase joone juurde, kus on liiklusõnnetustes hukkunud. Nende sakkide juurde või siia ajateljele
võib igaüks nüüd mõelda mingeid asju. Tuletan meelde, 1992 me hakkasime linnades sõitma 50 kilomeetrit tunnis, võtsime kasutusele helkuri, panime turvavöö tagaistmel kinni. 1996. aastal võtsime laste turvavarustuse kasutusele. 1997 ütlesime, et talvel tuleb sõita talverehvidega ja siia võib neid asju veel panna. Tegelikult on nüüd väga palju selliseid olusid, mis ei allu meie kontrollile. Need regulatsioonid, mis ma enne nimetasin, turvavööd, päeval tuledega sõitmine, aastast 1995, me ise kehtestasime need reeglid, neil on mingi mõju. Siin pilves olevad asjad, need juhtuvad jumalast või saatusest, need on lihtsalt niimoodi, neid protsesse me ei reguleeri, aga nad mõjutavad olukorda. Ja tegelikult me ise oleme planeerinud mingeid teatud tegevusi, mis on nüüd meie kirja pandud, mida me teeme ja mis ka mõjutavad seda olukorda. Kuidas edasi läheb, ma ei tea. Aitäh! Aitäh, Villu! Meil on võimalik üks küsimus publikult teema kohta. Palun, kes sooviks midagi Villu käest küsida? Mul enesel kripeldas küll siin kergelt selline väikene vastuolu ehk see on kergliikluse teema, et jah, turvalisus sõidukis ka õnnetul juhtumil olles sisuliselt eriti uuemas sõidukis lausa turvapuuris sanksid ellu jääda on kõik suur. Aga me propageerime praegu säästlikke liikumisviise, käi jala, sõida rattaga ja seal, kui üks pauk tuleb, siis väga suur risk, et selle 66 kas sellel aastal olla. Kuidas seda vastuolu äkki leevendada? Seda saab leevendada meie mätta otsast vaadatuna tegelikult läbi selle, et me ikkagi jätkame seda tööd, mida me oleme alustanud, ehk me viime jalgsiliikujad ja rattaga liikujad tee pealt kõrvale. See on üks asi, mida saab teha, seda ei saa teha nagu igal pool, sellel pole nagu erilist mõtet. Ei ole mõtet teha kergliiklusteed sinna, kus reaalselt kasutajaid pole. Teine asi, mis on see, et eks me peame tegelikult õppima ise oma turvalisuse eest hoolima. Et meie inimene tihtipeale liialt minu meelest nagu usub reeglitesse, reeglite täitmisse ja sellesse, et kui ma olen nagu vaadanud jalakäijad linnas, eks ole, et kui ta teab, et ta läheb ülekäigurajal üle tee, auto peab teda läbi laskma ja ega ta ikka nagu eriti ei vaata. Et neid, kes nagu vaatavad ja hindavad, et kas sa puhtfüüsiliselt jõuad ka nagu rahulikult seisma jääda ja kas sa teed ka seda, et neid tegelikult ei ole väga palju. Mul on nagu jäänud tunne, et vaata, et üle poole on selliseid, kes lihtsalt pimedas usus või lootuses, tihtipeale ka võib-olla mingisuguse vilksti pilguga kõrvale lähevad sinna ülekäigurajale ja arvestusega, et mul on õigus ja see ongi minu elu tagatis. Ei ole tegelikult, sa pead nagu ise enda ohutuse eest ka hea seisma. Aga meil on põhjust edasi minna sessioonitööga. Ja kuivõrd ilm on ka siuke vihmase võit. Mul oli küsimus veel, härra Villu Vane. Te rääkisite kergliiklusteedest ja liiklusohutusest. Millegi pärast on tänaseni projekteerimisnormidesse sisse kirjutatud, et kergliiklustee on spordirajatis, mille puudub seos liiklusohutusega. Kas oleks aeg see punkt normidest ära koristada? Ma arvan küll, jah. Ma olen ka päris kindlasti seda meelt, et see tuleks sealt ära koristada. Kergliiklusteed tõepoolest kasutatakse spordirajatisena. Ja ma ei saagi öelda, et seda ei tohiks teha. Ilmselt on see täiesti põhjendatud ja sõltub nüüd ka sellest, kui suur on nagu siis selle tegelik jalakäijate liikumine seal kergliiklusteel. Aga kergliiklustee kahtlemata on kasutatav kahel eesmärgil. Ehitame me need ikkagi kõigepealt jalakäija liikumiseks, rattaga sõitmiseks ja see spordi tegemine, see on nagu selle tee lisandväärtus. Et see, mina ei ole projekteerija, et ma ei ole neid norme lugenud,
aga tegelikult on ikkagi mõeldud nagu kergliiklejale liikumiseks, mitte spordi tegemiseks. Võib-olla jõuab Eestisse kunagi ka see aeg, kus me mõne arenenud lääneriigi eeskujul ehitame valmis jalgratta kiirteed, eks ole, ja kus siis loomulikult saab päris kiiresti ka ilma mootorita väikeste ratastega sõidukida lasta. Aga aitäh! Jah, aitäh! Ja Villu, ootan. Meil natuke läheb kiireks. Kui hästi, see küsimus on lühikene, siis on vastus ka lühikene. Nullvisioon, Villu. Eesti inimene on individualist. Mitu sajandit sa arvad, et nullvisiooni seda mõttekäiku Eesti inimesed omaks võtta? Palju aega läheb? Ma ei oska öelda, palju aega läheb. Meil tuleb järgmine ettekanne selle. Meil tuleb järgmine terve ettekanne nullvisiooni kohta, kui me selle ära kuulame, võib-olla me siis oskame oletada. Aga fakt on see ei lähe kergelt. See ei lähe kergelt. Rootsis oli ta 15 aastat. Võttis aega enne omaks. Aitäh! Väike turvapiir on sulle vihma eest.